Nüüd on näha. Tšau, Kaisa! No tere! Mis sa seal külmas kikitad? Tead ausalt öeldes on niimoodi, et elu murgis on nii kiire ja kuum, et aeg-ajalt peab käima ennast jahutamas. Tead mis? Ma käisin unes põrgus. Ma tõin põrgu saatane kokteili. Ah soo? Oled julge ja tahad proovida? 1, 2... jah, niimoodi. Küll. Terviseks. Käes on nüüd kooli sünnipäev. Mida? Oot. Mida siis teie sooviksite Tallinna Mustamäe riigigümnaasiumi teise sünnipäeva puhul? Soovin palju õpilasi sügiseks, et keda vastu võtta. Ja soovin, et murgil läheks kõik väga hästi. Minu kõige meeldejäävam sündmus oleks siis praegust see vaatepilt, aga üldiselt oli jõulupeo korraldamise tekstide töötlus oli ka minust kõige vahvam. Kui murg oleks anekdoot, siis milline see oleks? Arvestades ikkagi novaatorlik aeg, siis minu meelest kõige õigem lähenemine asja oleks see, et kui keegi peaks kunagi murgi direktorilt küsima, et kui suur tõenäosus on see, et tema õpilastest ei saa trollijuhid, siis tuleb loota, et trollid teda ära ei trolli. Meil toimus siis ka alles Playbox ja sina ajasid Playbox jaoks oma jalakarvad ära. Kuidas mõjutas siis sinu tantsuoskuseid? Jaa, see on õigus. Kuidas ta mõjutas? No tuljakus jalalihased ja ääremarjad lähevad nii pingesse, et need on lihtsalt parem mudida nüüd, sest... Me oleme siin murgmuusikutega ja mul on neile üks küsimus. Mis laul kirjeldab kõige paremini teie jaoks Mustamäe riigigümnaasiumit? Üks laul, mis mulle kohe seostub, on Dwayne Johnsoni Face Off. It's about pride, it's about power. We stay hungry, we stay power. Put in the work, put in the hours and take what's ours. Saaremaa valss kindlasti. Mustamäe valss. Ma ütleks imelik masin, mis on tekstiga, kust küll kostab lärm. Põrand, põrupall, magada ei saa, kärtsub, mürtsub maa. Mis imelik masin see küll olla võib? Peaks ütlema äkki siis murgi laul, aga see oleks liiga võib-olla tavaline. Ma arvan, et parem ma võtaks näiteks sellise laulu, et me pole enam väikesed. Kuid me pole enam väikesed. Nagu ideaalis võiks olla suured juba. Kuidas tähistate teie siis murgi teist sünnipäeva? No see on ju 2 aastat, suur saavutus. See on torti. Kui hästi läheb, siis võib-olla teeks ühe ilusa sünnipäeva kingituse õpilastel, teeks näiteks kontrolltöö. Või teine võimalus on see, et jätan kontrolltöö ära. Et välja kuulutatud kontrolltöö sünnipäeva puhul jätan ära ja teeme peale vaheaega. Mis on teie kõige meeldejäävam mälestus murgis? Ma ei tea just, kas kõige meeldejäävam, aga niivõrd tore oli 1. septembril tahvli peal näha seda, mida oli siis G2, kes olid jõudnud G2, kes olid mulle joonistanud tervituseks 1. septembril sellel õppeaastal. Mis on teie kõige meeldejäävam mälestus murgi kooliperega? Loomulikult see ruum siin. Tegelikult selles ruumis sai siis alguse murgi koolipere. Siin siis kogunesid Raino ja Karmen ja kõik teised selleks, et luua see fenomenaalne, see suurepärane, edasiviiv, innustav, inspireeriv, see, mille poole me kõik püüdleme, selline haridusasutus, kus kõik teemad on laual ja päeva lõpuks jõuame ikkagi selleni, et õpilased on saavutanud õpitulemused ning igaüks nendest on leidnud oma tee, kuidas edasi minna. Kui te saaksite olla 1 päevaks murgi direktor, siis mida te teeksite? No esmalt ma arvan ikka annaks õpetajatele vaba päeva, see kulub kõigile ära, siis kindlasti Raino kabinetti läheksin tuulama, prooviksin kõik sahtlid süüa kommidest ja šokolaadist tühjaks ja siis ilmselt viiks kiiresti sisse mingid muutused murgi õppekavasse, paneks kõiki murgi õpilasi rohkem õppima maailmaharidusega seotud teemasid, rohkem kogukonna praktikat, rohkem ikkagi sellist pergilikku maailma päästmist. Näiteks Eesti Vabariigi aastapäeval, siis kui me olime Toompeal, oli meie kaameramees kahjuks, ta ei tulnud kohal õigeks ajaks, nii see tähendas, et me ei saanud oma kotte kuhugi panna. Aga siis meie selja taga oli härra Tarmo Kruusimäe ja tema loomulikult otsustas, et okei, ta aitab meil leida.
ja siis tema lahenduseks oli see, et ta karjus üle terve selle rahvamassi. Carl Gustav Moritz! Carl Gustav Moritz! Kalli, musi, abielu, aheldaig, teelemineku polka ja väljade laul. me abiellume tantsupeoga.